tere! Täna ma räägin teile sellest, kuidas salvestada oma videoid. Kuidas salvestada neid erinevate kaameratega, kuidas salvestada heli, kuidas seda kõike teha. Täna ma annan teile väikese ülevaate. Mis see video, heli ja pildi salvestamise üldse on? Kui te olete mõelnud, et jah, ma võtan selle video, panen oma kaamera käima või ka telefoni käima näiteks ja salvestan sellega seda heli ja pilti, et siis see ongi kõik. Tegelikult see päris nii lihtne ei ole. Esiteks peate alati arvestama, mis on see ümbrus, kus te filmite. Et istute näiteks siin laua taga, mis on teil taustaks, kuidas see välja näeb. See on esimene asi, kui te hakkate videot tegema, et natukene valmistage oma ümbrus ette, et kui te näiteks seda oma kodus, elutoas, köögis, üksikus mujal, siis alati natukene sättige seda tausta. Kui teie eesmärk on teha sellist tõsisemat videot, siis see ei saa olla päris suvalises toanurgas tehtud, ütleme siis niipidi. Et te peate natukene sellele ümbrusele tähelepanu pöörama, et kus see filmimine siis toimub. Mina antud juhul salvestan siin oma laua peal, kus on mul siis kõik tehnika üles seatud. See on kõige lihtsam koht, see tehnika on siin mul pidevalt valmis ja ma igal hetkel saan minna live-ülekandesse või siis ka mingit videot salvestada. Et nii on see kõige lihtsam, kui see on võimalik. Kui see pole võimalik, et see tehnika on pidevalt üles seatud, siis tuleb iga kord enne video tegemist siis ette valmistada, paigaldada valgustus, üks on mu siin selja taga, siin ees on valgustid, et kõik see tuleb üles seada, mikrofonid paika panna, kas siis enda külge kaamerat sättida, kõik see tuleb valmis sättida. Aga ütleme nii, et see kõik on üles seatud. Mis siis teha? Mina kasutan heli salvestamiseks siis arvutit või siis vastavat kaamerat, millega ma seda heli parasjagu üles filmin. Ehk siis antud juhul läheb minu heli siit mikrofonist siia helipulti ja helipuldist läheb heli arvutisse. Nagu te näete, siin arvutis tegelikult arvuti salvestab veel ühte, seda kaamera pildi salvestab arvuti ja ta salvestab seda koos heliga, mida ma praegu siin räägin. Võin ka seda salvestada ainult helina, aga okei, see selleks. Ja samuti, kuna ma panin siia külge veel ühe mikrofoni, siis ka see mikrofon, juhtmevaba mikrofon salvestab tegelikult heli, aga kuna ta on siin teise kanali küljes, siis see ei ole praegu nii-öelda aktiivne. Mul on siin nupp. Nüüd salvestub topeltheli, ehk siis mõlemad mikrofonid, nii minu rinnamikrofon kui see suur mikrofon salvestavad heli. Nüüd ma lülitan suure mikrofoni välja. Reguleerime, näete, ja ahah, nii. Natuke väiksemaks, natuke rohkem, nii. Niimoodi, üks. Nii, väga palju. Natukene juurde, nii, okei, kompressioon, gain, nii. Ma loodan, et ma olen umbes nüüd enam-vähem kuskil sättinud ennast. Nii, nüüd saan ma teile näidata, mis see helimikser endast kujutab. Helimikser on põhimõtteliselt seade, mis selle heli salvestab ja tema kõige suurem eelis on see, et temaga on väga lihtne opereerida, kui te saate aru, mis siin peal toimub. Esiteks ta võtab vastu nii-öelda professionaalse mikrofoni sisendid, ehk siis XLR sisendid. Siia saab panna 4 mikrofoni antud mikserile järgi, pluss igasuguseid muid seadmeid. Siin võib bändi pidada, võite panna bändi ühenduse, kitarri asju, aga siit saab panna ka näiteks mobiiltelefoni helistate kellelegi, võtate ühendust, see heli läheb otse nii-öelda läbi mikseri ja saate salvestada
teha podcasti live-ülekannet. Need võimalused on, pluss arvutiheli saadetakse ka siis teie live-ülekandesse, kui te näiteks näitate mingisugust videokatkendit, mingit asja, et see samamoodi on siis kõigile nähtav. Pluss ma saan teha siit kõrvaklapi ühendused endale, kui ma soovin, või antud juhul jookseb mul tegelikult suurde võimendisse ja kõllaritesse see heli siit. Nii et need võimalused on kõik olemas ja mis teeb mikseri kasutamise tegelikult lihtsaks. Iga selle ülemise ühenduse kohta käib see alumine nii-öelda liin. Iga selle ühenduse kohta on üks liin. Nagu näete, need on suhteliselt loogilised, isegi värvidega ära jätta, ma loodan, et te näete, siin on sinised jooned vahel, et kui ma tahan selle mikrofoni heli, mis praegu on aktiivne, reguleerida, siis see käib nendest nuppudest. Reaalsuses on nii, et kui ma olen selle mikrofoni sinna ühendanud ja siit need settingud endale alguses paika pannud, siis seda osa enam ei olegi vaja puutuda. Vaid mul on siin 2 nuppu, õigemini slider ja siis on-off, ehk kui ma lülitan praegu selle välja, siis on minu heli läinud. Nüüd te mind enam ei kuulnud. Lülitasin sisse, jälle heli olemas. Ja samamoodi ma saan reguleerida siit heli tugevust, kui kõvasti te mind kuulete. Nüüd te kuulete mind kogu vaiksemini. Aina vaiksemalt. Ja lähme uuesti kõvemaks. Ja sama lugu on teise mikrofoniga. Ma lülitan sisse nüüd selle mikrofoni, mis mul rinna peal on, mis jookseb juhtvabalt siia ja siis on siin teises. Lülitan siit sisse. Nii, nüüd on mu heli topelt. Salvestub mõlemast mikrofonist korraga. Nii rinnamikrofonist kui põhimikrofonist. Nüüd lülitan põhimikrofoni välja ja paint rinnamikrofon. Nüüd on helisalvestus ainult rinnamikrofoni. Nagu näete, on need täiesti erinevad. Nende kõla on erinev, et siit saab seda muidugi reguleerida. Aga te peate arvestama, et iga mikrofon salvestab seda heli erinevalt ja tihtipeale sellised rinnamikrofonid vajavad hiljem lisatöötlust. Ja kui teete live-ülekandeid, siis samamoodi nende heli on teistsugune. Ehk siis te peate arvestama sellega, et kui te kasutate sellist lauamikrofoni, siis selle heli on üldjuhul parem. Muidugi mikrofon on veel, aga me nende, kes eraldi rohkem ei süüvi. Ei hakka rohkem neid variante vaatama, aga ütleme nii, et kas rinna või lauamikrofoni peale tasub minna. Lauamikrofon on põhimõtteliselt sama, mis on ka käes hoitav mikrofon näiteks, et liigitame need üheks samaks mikrofoniks. Nüüd ma lülitan sisse jällegi oma põhimikrofoni. Nagu kuulete, on heli nüüd hoopis teistsugune. Ja see teebki selle mikseri kasutamise lihtsaks. Ma ühendan siia seadme, antud juhul mikrofoni või ka mobiiltelefoni, mingi muu seadme, reguleerin selle heli sobivaks ja see läheb ilma viivituseta. See on oluline. Ilma viivituseta läheb see arvutisse läbi USB juhtme. Ehk siis arvuti näeb seda samamoodi nagu mingisugust USB mikrofoni, nagu tavalist mikrofoni. Aga mina saan siia ühendada juba professionaalsed, kvaliteetsed heliseadmed. On need mikrofonid, mingid muud seadmed. Kõik need lähevad läbi selle mikseri ja mikser teeb selle heli paremaks. Ja samamoodi mul on väga lihtne siin reguleerida nende helitugevust. Kõikide seadmete helitugevust lihtsalt liigutan või lülitan üldse välja. Ja ma näen, kas ta on väljas või sees. Väga lihtne. Siin on see pea helitugevus nii-öelda. Ja siin on siis iga seadme eraldi helitugevus. Et see teeb selle mikseri kasutamise väga mugavaks. Ja ilma selleta on live-ülekandeid on paha teha. Just seetõttu, et puudub kontroll heli üle. Et mida sa selle heliga teed, kui hea see on, kui kvaliteetne see on. Et ei pea kasutama sellist suurt mikserit, võib osta ka väiksemad seadmeid. Aga hinnavahe on suhteliselt väike, nii et ma ei näe nagu mõtet mikserit mitte kasutada. Et minu meelest on see hea alternatiiv. Alguses ma ei kasutanud seda, siis ei kasutanud helimikserit. Et ma salvestasingi rinnamikrofoniga või suundmikrofoniga, salvestasin heli otse videokaamerasse. Ja see oli lihtne variant ja kui ma hakkasin tegema live webinare, siis ma suunasin selle mikrofoni lihtsalt, suunasin otse arvutisse ühendasin
läbi selle 3,5 millimeetrise otsiku. Aga kui ma neid live-ülekandeid tegin, siis ma kuulsin, et see heli on ikkagi problemaatiline. Ehk siis ta ei ole piisavalt kvaliteetne. Ja selle heli parandamiseks siis ma ostsingi endale lauamikrofoni ja lisaks helimikseri, et seda heli parendada. Kuidas salvestada heli? Kasutades kas siis mikserpulti või mõnda muud salvestusvarianti. Nagu näete, on mitu kaamerat, samuti siit tuleb erinevus, et mitme kaameraga ma räägin. Esimene kaamera on siin, teine kaamera on seal ja kolmas kaamera on siin, mis siis salvestab seda, mida ma näitan siin helimikseri peal. Nii et see kõik loob kokkuvõttes ühtse terviku, kuidas me seda kas siis live-ülekannet läbi viime või siis hiljem kokku miksime seda pilti ja heli, et kui huvitav on inimesel seda vaadata. Kuna selline heli ja pildi kokkupanek tegelikult võtab palju aega, siis alati tasub arvestada sellega, et palju tööd on võimalik teha ära enne. Ehk siis, mida rohkem me suudame anda valmis pilti ja heli juba arvutisse salvestamiseks, mida peab hiljem vähem töötlema, seda lihtsam meil on ja seda rohkem või kiiremini saab selle asja tehtud ja vähema vaevaga. Ehk siis antud juhul helipult annab meile juba sellise heli, mida me ei pea enam järeltöötluses muutma. Samamoodi, kui me kasutame mitu kaameranurka, siis ka siin samamoodi, kui me miksime selle pildi juba koha peal laivis kokku, siis ei ole hiljem hakata vaja kokku mikserdama neid erinevaid videolõike üheks tervikuks, vaid me saamegi juba kohe valmis pildi. Aga kindlasti tasub arvestada seda, et kui teha mitme kaameraga näiteks videot ja otseülekandena, siis on kindlasti vaja samasugust pildimikserit, nagu on helimikser, ehk siis ta suudab laivis seda pilti vahetada. Kui teha hiljem salvestatud video nii-öelda, siis saab need kõik eraldi kaameratest lihtsalt võtta videopildid ja panna ühte kokku. Mõne sõnaga ma räägin teile nüüd heliülekande võimalustest. Siis kas siis salvestada, mis iganes kujul, et see arvutisse jõuaks. Selle koti seest leiame kõige tavalisema mikrofoni. Kõige tavalisem ja kõige odavam mikrofon on rinnamikrofon. See on selline väike mikrofon, mis käib siis rinda pistmiseks, sobib hästi. Selle mikrofoni üks suur eelis on see, et teda on hästi lihtne kasutada. Selle panete näiteks otse videokaamerasse, seadmesse, mis ta salvestab siis, ja see salvestub koos pildiga, see heli. Antud mikrofoni teine ots on hästi lihtne. Siin on DRRS otsik, ehk siis otsik, mis läheb otse näiteks mobiiltelefoni või ka videokaamerasse, peegelkaamerasse, täiesti tavaline 3,5 millimeetrine otsik. Seda otsikut saab siis igale poole nii-öelda ühendada. Ja selline mikrofon ongi kõige lihtsam ja kõige odavam variant, kuidas te saate oma heli siis salvestada. Põhimõtteliselt võib selle pista ka otse arvutisse. Aga kui te panete otse arvutisse ja salvestate näiteks videona, siis need heli tuleb eraldi kokku panna. Kui te panete ta salvestavasse seadmisse ehk näiteks sellesse kaamerasse, siis see kaamera salvestab selle heli juba koos pildiga kokku. Et seda pole vaja enam eraldi kuidagi hakata kokku panema. Et selles mõttes on see lihtsam lahendus. Aga võib ka panna arvutisse ja arvutis eraldi salvestada ja siis hiljem kokku panna. Et maitse asi. Kuidas see käib, seda ma näitan teile juba hetke pärast. Siin ma näitan teile nüüd video lõikamise tarkvara. Ehk siis programmi, milles toimub siis valmis videolõikude muutmine. Kirjade, lisavideote, tekstide,
piltide ja kõikide nende lisamine siis sellesse algsesse videofaili. Vasakul pool te näete kõiki neid faile, mida ma siin videos kasutan. Paremal pool on see siis videopilt, mis välja tuleb lõpuks ja siin all on ajajoon, mida sellesse videosse on lisatud, kus on lõigatud, kus on lisatud muud lisavideosid, tekstid, kõik need erinevad kohad on siin näha, et mida siin on tehtud ja mida siia on siis juurde tõstetud ja muudetud. Selline näeb välja siis ühe video lõikamise köögi pool. Kõik need kohad, kui te siin vaatate, need on kõik eraldi failid, eraldi lõiked sobitatud täpselt konkreetsesse videosse. Näiteks ka ülekatted siin mitme videoga paralleelselt nii-öelda. Näiteks siin näeme nüüd, vaatame siia, näete, siin on 4 videopilti kõrvuti. Siin näiteks on nüüd 2 videopilti pluss 4 erinevat lisakirja. Et siin on erinevaid võimalusi, erinevaid variante, mida teil iganes pähe tuleb ja mida lisada tahate. Kõike seda saab siin videoprogrammis siis teha. Näiteks, võtame mõne parema näoga pildi. Siin näete siis suurt videopilti ja väikselt on kõrvale lisatud veel teine lisavideo. Mõlemad jooksevad siis paralleelselt. Paneme korraks käima. Näete, mõlemad jooksevad korraga. Et siin on neid variante väga palju. Lisatekstid, mida tahate lisada, näiteks vaatame siit kohast. Nii, läheme natuke siia poole, näete, siia on lisatud tekst, see on see fail siin, on see tekst, mis te siin näete. Läheme näiteks siia kohta, see tekst siin on see, mis siia ilmub. Siis näiteks läheme siia kohta videofailis. Siin on, näete, on 2 videopilti, esimene on siin, teine videopilt on siin ja need on 4 kirja. Siin on need 2 kirja on selles failis, punased, ja 2 kirja on siin alumises failis, need on need valged siin. Ja nii see video siis valmistamine käib. Loodan, et saite natukene aimu.